Kes ja kuidas mõjutab riigi otsuseid, see on otsene küsimus riigi usaldusväärsusele. Täna antigi läbipaistvusmärgised üle neile riigifirmadele, kes on oma lobitööd ajanud avalikult ja teinud poliitikat, mis on aus ja usaldusväärne. Kes kellega kohtub ja miks, see on küsimus, millele avalikkus ootab üha enam selgeid vastuseid. Täna me andsime siis auhindu või tunnustust neile riigiasutustele, kes oma lobikohtumisi ehk siis kohtumisi huvirühmadega avalikustavad oma kodulehel, nii nagu hea tava ette näeb. Ja see kohustus on kõikidel riigiasutustel kord kvartalis, nad koguvad need kokku ja kord kvartalis nad siis need avalikustavad. Võib-olla lobistil, kui sellisel mõistel on negatiivne selline maikmann, mis ilmselgelt ei peaks seal olema, et võib-olla huvikaitsja või kohtumine huvirühmadega oleks sellise positiivse kõlaga, aga lobistidega kohtumine on väga oodatud. Lihtsalt see peab olema võrdne, me peame andma kõikidele huvirühmadele võrdse võimaluse riigiasutustega suhelda ja oma huvide eest seista. Läbipaistvusmärgised anti välja juba 3. korda ning nende eesmärk on suunata riigiasutusi avatuma usaldusväärsema poliitika kujundamise poole. Pronksikarva märgise sai seekord Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. 3 hõbemärgisest 1 hoopis Transpordiamet ja kuldmärgise sai sel aastal Terviseamet. Me oleme väga oluliseks seda alati pidanud, läbipaistvust ja avatust. Ja ega see ei oleks võimalik, kui kõik oma osa selles ei täidaks. Et väga oluline on, et ametiisikud oleksid piisavalt vastutustundlikud, et nende kohtumist ära märgivad ja muidugi ka tänu kõigile töötajatele, kes aitavad nende õigeaegsete avalikustamisega ja kõige sellega, mis siin täna näidati, et õige vormi ja sõnastuse ja kõige sellisega ka. Üks põhimõte kindlasti on võrdne kohtlemine, huvigruppe on palju, ühel teemal on tavaliselt mitu huvigruppi, osad on julgemad, osad on aktiivsemad, teised on tagasihoidlikumad, aga kui nad näevad, et juba 1-2 selle valdkonna huvigruppi on käinud kohtumas, siis tulevad nemad ka laua taha. Saime läbipaistvuse kuldmärgise ja ma arvan, et sellepärast, et me avalikustame lobitegevuse need kohtumised igakuiselt oma veebilehel. Ja lisaks me paneme sinna kirja mitte ainult peadirektori kohtumised, vaid ka näiteks lisaks peadirektori asetäitjad ja osakonna juhid panevad oma kohtumised, annavad teada. No mis tunne oli, te ütlesite, et suhteliselt ootamatu oli sellist kuldmärgist vastu võtta? Jah, see oli ootamatu, sest tegime lihtsalt oma tööd. Avalik teave lobikohtumiste kohta ja selged mängureeglid aitavad tugevdada usaldust ning vähendada kahtlusi selle üle, kuidas poliitika sünnib. Korraldajate sõnul on eesmärk, et läbipaistvusest saaks erandliku tunnustuse asemel igapäevane iseenesest mõistetav osa avalikust võimust.